Ka esimesed talirapsipõllud on koristamisel. Antud põllu peal kasvas ja kasvab siiani 1266 CL rapsisort ja tulem on kuskil 3 tonni hektarilt. Mille üle on väga hea meel, et rapsipõld on ikkagi väga ilus puhas. Ikkagi on umbroutõrje toiminud väga edukalt. Siin antud põllul eelmisel sügisel on tehtud klaamoks 2 liitrit hektarile ja tulemus on olnud väga hea. Põld on seniajani täiesti puhas. Kui mõeldes juba edasi tuleva külvi peale, siis sel sügisel on meil rapsisorte valikus 3 CL-sorte, vana tuntud 1266 CL, 2066 CL ja ka veel lisandunud uus tulija 2077 CL. Nii et kõik leiavad endale sobiliku. Aga ka herbitsiidides on siis uudiseid, et esimene sügis kasutus tuleb ka Cleravo Flexile. Ja Cleravo Flexi kasutuse kohta jagaksin mõned näpunäited, et kui on tegu ikkagi sügavalt haritud põlluga ehk külvatakse kas horsfookusega või haritakse tüükultivaatoriga ette või siis üldse künnipõhine harimine, siis soovitus on teha segu. Siis sellisel juhul soovitaks Cleravo Flexile ka segada hulka metasakloori sisaldavaid putisane, 1,5 liitrit hektarile, et suurendada siis herbitsiidi pikaajalist mõju. Ja selline lahendus olekski siis näiteks 1,5 liitrit putisani pluss 1,5 liitrit Cleravo Flexi. Ja sinna juurde on sobilik segada ka 0,5 liitrit varisetõrjet, et põld oleks siis täiesti puhas. Kui on tegemist ribaskülviga või otsekülviga, siis on mõistlik kasutada ainult Cleravo Flexi ja sellisel juhul siis maksimaalne sügisel lubatud täisnorm 1,8 liitrit hektarile. Soetades seemned ja herbitsiidi samal ajal, samalt edasimüüjalt, osaled ka kampaanias 7+1 ehk ostes 7 ühikut talirapsi seemet, saad 8. tasuta. Taliodra põllud on tänaseks juba enamus koristatud ja käivad ettevalmistused uue põllu rajamiseks. Taliode järgi tavaliselt külvatakse talirapsi ja eelnevalt, kui põllus on ka näiteks juba suuremad umbroud, siis tasub neid ka juba eelnevalt glüfosaadiga tõrjuda, et oleks hiljem siis rapsitaimedel lihtsam kasvada. Kui rääkida herbitsiididest, siis meie valikus Putisan Star ja Putisan Avant on kasutuseks siis just tavahübriid rapside puhul. Ja mida kindlasti mullaherbitsiidide puhul silmas pidada on mullas olev niiskus. Et praegu ka siin seda mulda katsudes, siis muld on pealt küllaltki niiske ja kui on toimunud ära rapsikülv, siis kindlasti peale külvi ka siis mullaherbitsiid ära teha. Ja mullaherbitsiidide puhul tähtis on tegelikult ka mulla enda ettevalmistus, et mida sõmer on meil mullapind, seda parema efektiivsuse saame. Suures koristuse tuhinas ja uute rapsipõldude alguses ei tasu ära unustada ka nälkeid. Nagu eelnevatel aastatel oleme ka näinud, siis nälked võivad päris ulatusliku kahju tekitada. Et kindlasti tasub nälked seirata, vaadates siis kas kivide alla või siis kasutada ka näiteks matte, olgu selleks siis spetsiaalne nälkematt või mingisugune väetisekott ja käia seda siis seiramas, et näha, kas nälked põllus on. Meie portfellis on kasutusel Iron Max, ehk siis Iron Max on raud 3 fosfaadil põhinev nälketõrje, mida saab siis kasutada näiteks ka kuni 36 meetrise tehnoraja puhul, kuna graanul on ühtlaselt suur ja saab siis ühtlaselt ka laiali laotada väetisekülvikuga. Et tähtis on, et see graanul ikkagi jääks mulla pinnale ja nälked seda siis näeks ja saaks neid süüa. Hetkene põllu olukord on üle käidud ja järgmised plaanid ka räägitud. Et egas midagi, Kristjan, soovin sulle koristus jätku. Aitäh, Max, lähengi tali nisu koristama, et teen algust.